tervist, televaatajad üle pika aja. Et eelmisel advendil sain ka järve peale, aga siis tegin sellise lihtsalt väikse sõidu siin. Nii-öelda kala ei saanud. Homme on teine advent ja täna on ilm veel soojem kui eelmine kord oli, et ja kodus läks meelest vaadata, kui auto näitas +6 või. Et kuidagi ei saa tulemata jätta, kui hommikul ärkan ja vaatan aknast välja, et järv paistab aknast, et oli selline mõnus väike virvendus pea läinud ja selline sombune ilm, kerge tuduvihma sajab ja ei saa minemata jätta lihtsalt. Midagi teha ei ole. Tuleb minna lihtsalt proovida. Kuigi jah, ilmad on ikka väga veidrad. Nagu ma mainisin juba, et teine advent on ukse ees ja homme ongi teine advent. Ja väljas on +6 ja täna ma vaatan, et siit ma näen juba 1, 2, 3 paati eemalt. Vend just sõitis teisest järve otsast slipi juurest mööda, ütles, et isegi Tabiveres on. Et isegi Tabiverest on peale tuldud, et eks enamus kalamehi ikka kasutab võimalust igal juhul. Janek läks täna Pärnusse, ma tean. Kutsus mind ka kaasa, aga eile sai siukse jõuluüritusel käidud nii-öelda. Vanem inimene tahab hommikul kauem magada, siis kui hilja magama saab. Nagu teate, siis Janek see ärkab ju kell 4 üles ja läheb kalale juba. Et kes temaga jõuab tempot pidada. Ja see siit minu kodukandist Pärnusse minek on ikka paras ettevõtmine ka. Ikka ühe päevaga tahad ära käia, siis läheb ikka pea 5 tundi läheb sõidu peal ära, et see on ikka päris kurnav. Nii, see telekale pildi ette ja panen kaamera vist pähe. Et siis on nagu mingist enda videost vaatasin, et siis on nagu enam-vähem seda loodipilti ka näha. Et ma saan siin zoomida ja näidata teile ka. Nagu mulle ikka meeldib toonitada, et kui käite üksi kalal, pange ikka vest selga või praegusel ajal siis ujuv kombe või. Et kunagi ei tea, mis ette võib tulla.
juhtuda võib. Et kui teid ikka vähegi kodus keegi ootab, siis hoolitsege selle eest, et ta ei peaks muretsema. See oli ilus. See oli selles mõttes ilus, et nagu õpikust ilusti kala passis siin söödaparve all ja nii kui mina üle kerisin, nii ta oli naksti võtmas ka. Kahjuks vesi on külm ja vesi on külm ja loodil on nagu väga keeruline sellist head pilti saada külma veega ette, et kala suurust on kehv hinnata. Aga selline enda tehtud leiutus ikka. No nii, juba tasus tulla. Et väiksed viperused hommikul olid ja nüüd leidsin ka kajaloodil sellise värvitooni nagu mingi spring crow, mis iganes see tähendab. Spring on spring, aga ja nii, keegi helistab. Kukub küll natuke halvasti, et kalale suht peale, aga vaatame, mis see kala teeb. Ei suurt midagi ei tee.
kas ta läheb siin? Näe, kihutab eemale nüüd. Või sul on neid veel? Nii, see kala midagi väga erilist seal ei ole, aga ja lant kukub ka kehvasti praegu, et aga seal on neid mitu jälle. Ja need ei ole huvilised. See on isegi mingi natuke korralikum kala tundub, et on. See teeb isegi sõitu äkki mulle natuke. Loodi peal on ka ilusti näha seal. No kas tuleb kahvara? Ongi kahvas. Seda tasub isegi mõõta juba natuke ja vaadata. Kala moodi kala. Apsti. Mis ta siin tuleb meil? Oi, ära rapsi. Ära rapsi nüüd, noh. Ohoo, 92 senti kala. Ja teist senti. Kaks senti kala siis. Teist senti. Mõnus. Ossa raiskus, nüüd on näpud külmad. Tuleb natukene kinnastega soojendada ja siis edasi püüda. Yes. Ei, põgenes. Oi, huvitava koha peal on selline märk.
kuhu ta kadus nüüd. See on jälle üks ilusam kala, aga käis ja lõi ainult. Kas ta pani mööda või? Siin on mingi võimalus väike jälle. Käis võtmas. Jälle sain väikse võtu, aga ilm läheb maru koledaks ära. Siin kuskil kella 2-3 ajal pidigi sadama hakkama ja kell ongi 2 läbi juba. Aga noh, olen nii kaua, kui kannatab ja veel valgust on. Nii, proovime jahtida siin seda kala. Ta küll uju poolega juba siin igale poole, aga äkki õnnestub. Ma isegi ei näe teda enam. Ja kurat käis võtmas vist. Ära võttis. Päris hästi. Esimest korda niiviisi käis tonksas ära. Ma mõtlesin, et ma olen tast ilma, aga siis natukene mängitasin veel ja pani paugu ära. Ja see ei ole ka väga väike kala. Ei ole hullu ka. Ma panen ikka kinda ka. Näpud on nii külmad, et tõksti vastu kuskile ja ongi jälle veri lahti. Selline tavaline pulk, aga marrudelt tuli. Marrudelt tuli, jah. Nagu ikka, kui oli plaan ära minna, siis hakkas just äge
nüüd on kell juba 2:30 ja varsti on pime ja aga ei, ma praegu ei jäta järgi. Praegu on liiga äge. Mingised söödaparve on üks laud. Vaatan, mis teeb. või oli seal lihtsalt mitu kala, ei saanudki aru. Üks lanti ei näe, aga noh, ahah, vist näen ka. Miski segas ära selle sööstu. Nii, pimedaks hakkab minema ja mina keeran ka noka kodu poole ära ja hakkan kokku pakkima, et siin tee peal ühes kohas veel korraks tahaks vaadata. Ja siis ongi kõik. Kell saab 3 ja nagu teate, siis kell 4 on juba täiesti pime. Et sortiment karpi tagasi.